on üks asi, mis mulle üldse ei meeldi, nagu kohe üldse, ja see on see, kui ma olen väsinud. Kui ma olen nagu väsinud füüsiliselt, siis ma väsin üsna ruttu ka vaimselt. Ja kui ma olen väsinud, ma ei saa anda endast 100%. Ja mulle ei meeldi see nagu absoluutselt. Ja praegu ma olen väsinud. Mõned nimetavad seda kevadväsimuseks, aga ma ei usu sellist asja nagu kevadväsimus. Ma arvan lihtsalt asi on selles, et selle vlogimisega mul on unegraafik nagu suht pekki läinud. Ja sealt nagu kõik see saab alguse. Hey, it's amazing the subtle games that you are playing. And you don't even know I exist. Hea toit annab alati energiat. Ja kuna mul blenderit praegu pole, siis see oli poes sodusel. Girl, you are sexual and bad. And now you got this on your... Üks asi, mis ma olen veel märganud, et väsimuse vastu alati aitab, on enda liigutamine, nii et lähen teen nüüd väikse jooksutiiru. Täna tuleb tõesti siuke lühem jooks ja väljast tundub päris soedava, nii et ma lähen veel T-särgiga peale. Ma tavaliselt ei kuule joostes midagi, aga ma mõtlesin, täna panen väikse podcasti kõrva, et selliste motiveerivate inimeste kuulamine aitab ka alati väsimusest üle saada. Dance with the devil. I'll tell my soul to take you home. Oi, kui palju parem tunne on kohe. Umbes 8 kilomeetrit jooksin. Ja umbes sellepärast, et mu telefoni aku lihtsalt poole jooksu pealt otsustas tühjaks saada. Ja irooniline on see, et just sel korral, kui ma podcasti kuulasin. Aga tunnen hea. Pesus ära käima. Aga podcastide kuulamine olekski 3. asi, mida ma väga soovitan teha. Täna kuulasin siukest meest nagu Gary Vaynerchuk, Gary V. Aga ta contenti leiab nagu igalt poolt mujalt ka. Nagu reaalselt igalt poolt mujalt. Insta, Twitter, YouTube, Snapchat, ma ei tea, mis iganes veel. Ja tõesti nagu kvaliteetne asi. Ta on ise ettevõtja ja ta räägib nagu, jagab infot nagu kõigile, nii noortele, vanadele, kellele iganes, kuidas nagu jõuda oma ettevõtmistega kaugemale ja annab selleks nagu head nõu, kuidas oma unistusi püüda ja kaugemale jõuda. Et tõesti soovitan. Ja neid podcast'e nagu häid on veel palju. Üks, mida ma kuulen veel on näiteks Matti Vella. Aga ta räägib nagu, ta on üks YouTuber ja ta räägib nagu selliste nagu loovate inimestega, rohkem fotograafid, filmitegijad, mingid kirjutajad, kes iganes disainerid või niisama siuksed. Seda väga soovitan. Üks asi, mida ma veel olen kuulama hakanud hiljuti just oli Eesti podcast Hakkame pihta, kellel meeldib eesti keeles kuulata meie enda inimesi nagu ka siukseid inspireerivaid, edukaid inimesi rääkimas, siis soovitan väga. Ehk siis 3. soovitus väsimusega võitlemiseks ongi podcastid, inspireerivate inimeste kuulamine. Et järgmine kord, kui sa kuhugi sõidad või trennis oled või siis pane selle, kui sa muidu podcasti ei kuule, siis pane selle vana hea playlisti asemel, muusika asemel, pane mingi podcast peale ja tunned, kuidas väga kasulikku informatsiooni saab seal ikka. Vat. Tänane video sai nüüd üsna segane, et mina siin oma väsimusega võitlemas lihtsalt. Ma loodan, et äkki saite ka mingi nipi endale kõrva taha, mida kasutada. Aga mul tegelikult on päris mitmeid häid videoid juba selle 3 nädala jooksul, mis ma neid daily videosid teinud olen siin tulnud, aga kõik vajavad nagu rohkem aega kui see 1 päev, ehk siis ma tegelikult mingis mõttes juba ootan, et see daily värk läbi saaks. Ja siis saaks teha juba videosid, mis nagu vajavad rohkem tööd ja äkki selle võrra nagu ka tulevad rohkem läbi mõeldumad ja mõnes mõttes paremad äkki, ma ei tea. Aga tänaseks on sellega kõik. Olge ikka mõnusad, tehke ägedaid asju ja näeme jälle homme. Tšau! Homme läheme loodusesse. Igatahes. Tänagi on üliilus loojang, vaadake. Vaadake seda seal.